Ma arvan, et see, kuidas me tänapäeval jõule tähistame, räägib ka natukene sellest ma tahan ka tundest. Kõik tahavad osa saada sellest rõõmust, mida põhjustas Kristuse sünd. Isegi kui Kristus on kogu selles pühade melus tahaplaanile jäänud, siis kõik need tänapäevased tegevused selle ümber viitavad igatsusele, ma tahan ka õnnelik olla. Ja kogudusena ma arvan, et meil on siin küll midagi väga tõsist, ilusat, head ja põhjapanevat jagada. Ja selles kindlasti teenäitajad olla. Aga kuidas siis? Tuleme selle Johannese evangeeliumi teksti juurde, mida Terje meile jumalateenistuse alguses luges. Te olete väike selline teoloogiline sissevaade kõigepealt. Te olete kindlasti tähele pannud, et Jeesuse tulekut siia maailma kirjeldavad erinevad evangelistid eri moodi. Õigupoolest Markuse evangeelium, mis on see arvatavasti kõige vanem evangeelium, millele ka teised toetuvad, tegelikult ei pööragi üldse tähelepanu Kristuse sünnile. Vaid algab sealt, kus juba ristija Johannes tegutseb kõrbes ja räägib sellest ja see ongi nagu see algus, millega Markus pihta hakkab ka Kristuse elu ja tegevuse ja surma ja kõige selle kirjeldamiseks. Selleks on piibliuurid pakkinud mitmeid põhjuseid, aga nendega me täna ei tegele, sellest võib-olla mõni teine kord. Evangelist Matteus võtab erineva suuna ja läheb Iisraeli rahva ajaloo algusesse. Kui te lööte Matteuse evangeeliumi lahti, siis te näete, kus ta pihta hakkab, päris algusest. Ta paneb kõigepealt kirja Jeesuse põlvnemise loo, alates Abrahamist, ja seda selleks, et veenda juutlikku kuulajat ja lugejat, et Jeesus on see, kelle tulekut on prohvetid ette kuulutanud ja keda on läbi aegade kõigi nende sajandite jooksul oodatud kui messijat ja kui lunastajat. Ja läheb siis sealt edasi ingli ettekuulutuse ja Jeesuse sünni juurde. Kaks juba väga erinevat lähenemist. Ja siis tuleb evangelist Luukas. Tema võtab ilmselt ette kõige põhjalikuma uurimustöö, sest ta ise ütleb, et pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist pani ta kõik järgemööda kirja. See on nii, nagu vanasti, mäletate, minu ajal loeti sellist raamatut nagu Agu Sihvka annab aru ja selleks, et aru anda, pidi päris algusest pihta hakkama. Nii teeb evangelist Luukas ka. Ja tema alustabki hoopis ristija Johannese sünni ettekuulutusega ning põimib ristija Johannese ja Jeesuse sünnilood selliseks tervikuks. Luukas on muidugi ainuke evangelist, kes räägib veidi ka Jeesuse lapsepõlvest ja sellest, kuidas 12-aastane Jeesus templi õpetlaste seas oma tarkusega muljet avaldas. Ja siis tuleb evangelist Johannes. Ja see tekst, mida Terje meile nii kenasti alguses luges. Tema kohta öeldakse, et tema võtab Jeesuse lugude kirjapanemise kõige teoloogilisema või lausa filosoofilisema hoiaku. Johannes alustab Jeesuse loo kirjapanemist hoopis varasemast ajast ja läheb sinna esimese Moosese raamatu juurde. Ja Terje luges meile ka seda esimese Moosese raamatu teksti, nii et see sild on ka täna meil siin jumalateenistusel juba kõlanud. Johannes kirjutab, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Johannes ei tegele Jeesuse inimeseks saamise detailide kirjapanekuga. Tema läheb hoopiski päris aegade algusesse ja ütleb, et Jeesus on aegade ülene. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Jeesus on looja. Tollal uskusid kõik, mitte ainult juudid ja kristlased, vaid ka paganausulised, et maailma lõi keegi, kes on palju võimsam ja targem kui inimesed. Järelikult peab see olema Jumal. Aga see, et Jeesus on samuti looja, sest Jeesus on Jumal, oli midagi täiesti uut. Jeesus on Jumal
Ja see oli Jumal ise, kes sai inimeseks. Johannes kirjutab, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust, nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. See on väga oluline selline teoloogiline seisukoht, vundament, postulaat. Antiikmaailmas arvati jumalatel olevat igasuguseid poegi ja tütreid, kes toimetasid siin ja seal ja kes olevat midagi jumalate ja inimeste vahepealset. Aga Johannes ütleb, et ei, Jeesus ei olnud selline Jumala poeg. Jeesus on Jumal. Selle asja tahtis Johannes kohe oma evangeeliumi algusest kivisse raiuda, sest mis järgneb, ei ole lihtsalt järjekordne lugu Kreeka jumaluste hierarhias, vaid Jumala kõige suurem armastuse tegu iga inimese jaoks. Aga mida see siis ikka tähendab, et sõna sai lihaks? Meie sõnad saavad ju ka sageli nii-öelda lihaks. Neil on tagajärg, mis panevad liikvele teatud protsessid, mis mõjutavad teisi inimesi ja mille tulemusena sünnib sageli midagi. Olgu siis head, aga sageli ka halba. Lohutussõnad toovad tröösti ja aitavad inimesi koormat kanda. Kinnitussõnad annavad julgustust edasiminekuks. Noomimissõnad toovad, vähemalt vahetevahel, esile meeleparanduse ja sellega koos ka muutuse, aga need võivad tekitada ka trotsi, kui nende kuulaja ei võta neid mingil põhjusel omaks. Vaenusõnad suurendavad vastuolu erimeelsuste vahel ja kihutavad inimesi üksteise vastu üles. Kõikidel nendel ja paljudel teistel sõnadel on tagajärg. Me ütleme, et sõnad saavad teoks. Need ei ole enam lihtsalt õhus heljuvad helid või sotsiaalmeedias ringlevad tähtede kombinatsioonid. Nende sõnade kasutamise tulemusena juhtub midagi. Sõna saab lihaks. Kui me vaatame meie tänast ühiskonda, siis mul on tunne, et just vaenusõnad, üksteise materdamist, süüdistamist ja hukkamõistu tiirleb meie ümber kuidagi rohkem kui neid teisi sõnu. Lausa nii palju, et isegi meie parlament on otsustanud seda kuidagi reguleerima hakata. Muidugi, konstruktiivne kriitika on alati omal kohal, aga kuidas teha kriitikat nii, et säiliks rahu? Püüd üksteist mõista ja koos edasi minna. Johannes kirjutab, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinud kirkust, täis armu ja tõtt. Jeesuse puhul käivad arm ja tõde käsikäes. Ehk annab see vastuse ka küsimusele, kuidas teha konstruktiivset kriitikat. Meie inimlike sõnade kasutusel on veel mõned konksud. See võib küll hetkeks tähelepanu köita, aga siis ununeda. Kui palju sellest, mida me siit kantslist kuulnud oleme, on meil tegelikult veel meeles? Või kui palju mäletame sellest, mida meie õpetaja meile koolis rääkis? Vahel juhtub, et me kasutame küll õigeid ja häid sõnu, aga kommunikatsiooniprotsessis läheb ikka midagi sassi ja see, mis jõuab teise inimeseni, pole hoopiski see, mida tegelikult mina ju püüdsin ütelda. Kas sa oled kunagi kellegagi juttu ajades pidanud küsima, mida sa ikka sellega päriselt mõtled? Ja sinu vestluskaaslane on pidanud selle kas ümber sõnastama või kuidagi uuesti ütlema, et mida ta siis sellega tegelikult mõtles. Või kas sa oled istunud loengus ja mõelnud, selle lektori jutust ei saa küll midagi aru. Sõnu on palju, aga aru ei saa tuhkagi. Ma töötan ingliskeelses keskkonnas ja suur osa minu kolleege on kanadalased. Ja kanadalased on tuntud väga viisaka ja tundliku kõnepruugi ja keelekasutuse poolest. Ja väga sageli ütlevad nad ka selliseid kriitilisi kommentaare
nii-öelda läbi lillede. Aga vahest on neid lilli nii palju, et mõte jääb nende lillede taha kinni ja tegelikult ei saagi aru, mis sealt siis peaks välja lugema. Ja siis pean mina otsekohese eestlasena küsima, mida sa nüüd ikka sellega ütelda tahad? Ma saan sageli oma otsekohesuse eest isegi kiita. Nii pidavat olema palju lihtsam asju ajada. Aga neile endil on raske minu stiili omaks võtta, sest see Kanada viisakus istub neil väga tugevasti sees. No ma arvan, et Tarmo ja Vilja mäletavad neid aegu võib-olla ka Kanadast. Tõenäoliselt on sõpra, keda sa tunned, kergem mõista kui võõrast. Aga sellegipoolest võib sõna, õpetust, kuulutust mõista ühtmoodi või teistmoodi või üldse mitte mõista. Midagi sarnast juhtus ka Iisraeli rahvaga. Sõna, mille Jumal neile Moosese kaudu ilmutas, sai aegade jooksul väga mitmeid tõlgendusi ja seletusi, nii et 100 aastaid hiljem pidi Jeesus kirjatundjaid nende sõna seletamise kavaluse pärast hukka mõistma. Nad olid keeranud sõna enda kasuks. Sõnu oli saanud liiga palju. Need moodustasid keerulisi süsteeme, neid sai väänata ja sageli oli neid raske mõista. Jeesus võttis kõik need sõnad kokku väga lihtsaks õpetuseks. Armasta oma Jumalat ja oma ligimest. Selles on kõik oluline kokku võetud. Aga ega me kristlastenagi palju paremad ei ole ju. Me armastame ju ka sõnu teha. Meil ei ole küll kõiki neid juudi traditsioone tänapäeval enam kasutuses, aga sõnu me armastame. Jeesusest on kirjutatud väga palju raamatuid ja peetud loendamatu hulk jutlusi, minu jutlused kaasa arvatud. Neid sõnu on saanud kokku väga palju, aga kas neist alati on ka kasu? Sõna, nii nagu see meie keeles kasutusel on, saab mitte mõista, seda saab unustada. Sõna võib ka valesti kasutada, seda saab väänata ja sellega saab manipuleerida. Mida siis ikkagi peab silmas Johannes, kui ta kasutab seda sõna, mis on eesti keelde tõlgitud sõna? Johannes kasutab kreekakeelset sõna logos. Vanasti oli meil sellise nimega kirjastus, kes andis välja väga palju hea sisuga kristlikke raamatuid, jällegi väga palju sõnu. Tegin oma Piibli entsüklopeedia lahti ja uurisin, et mida siis selle logose kohta seal ikka öeldud on. Seda selgitust oli seal jälle muidugi mitmete lehekülgede jagu, aga ma teen täna siin väga lühidalt. Logosel oli tollases Kreeka kultuuris väga mitmekülgne ja kompleksne tähendus. See tähistas palju rohkemat kui lihtsalt see grammatiline üksus, mida me kuuleme suulises ja loeme kirjalikus vormis ja mille kohta me eesti keeles ütleme lihtsalt sõna. Logose tähendusvarjundid nii Kreeka filosoofias kui Johannese evangeeliumi alguses hõlmasid selliseid kontseptsioone nagu tarkus, mõistus, loogika, tähendus, põhjus, intelligents ja seal on neid veel. Logosel oli ka kosmiline mõõde, sest selles, kuidas päike, kuu ja tähed taevalaotuses toimisid, nähti jumalikku tarkust. Ja seda kõike on palju rohkem, kui meie sellele sõnale oma keeleruumis omistame, tähendust omistame. Sellisel logose kontseptsioonil oli oma kindel koht ka juutlikus mõtteruumis. Johannes ju tegelikult sealt selle ammutaski, aga siis heebrea keelest tõlgituna kreeka keelde. Ja see tähistas jumalikku tarkust, mis oli kõikjale ulatuv ja kõike hõlmav. Juudi tarkuse kirjanduses ongi Jumala ja tarkuse vahele pandud võrdusmärk. Ja seda tähistatakse sõnaga hokmaa, mis on siis see heebreakeelne sõna, mis on üle võetud kreeka keelde, aga seal on juba uued filosoofilised varjundid. Ja just selles juutlikus tähenduses on logosel ehk tarkusel veel üks väga oluline mõõde. Logos ei jäänud kunagi pealtvaatajaks.
Logos oli kohal ja Logos osales. Sest alles selles kohalolus ja osalemises tuli tarkus ilmsiks. Sellel oli mõju ja see kutsus esile muutuse. Ja just selle aspekti toob Johannes oma raamatu proloogis väga reljeefselt välja. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinud kirkust, täis armu ja tõtt. Sõna sai lihaks. Jumal sai inimeseks. Ta ei tulnud siia lihtsalt korraks käima, tõmmates selga inimese kostüümi, nii nagu jõuluvana paneb selga oma mantli, teeb lastele pai, jagab kingid ära ja siis riputab mantlivarna tagasi. Ei. Jeesus ei tulnud ka lihtsalt mõneks ajaks komandeeringusse või vaatamisväärsustega tutvuma. Nii nagu meie seda ikka vahel teeme, käime siin ja seal, ajame oma asjad ära, vaatame ilusad kohad üle ja tuleme tagasi ja siis oleme kodus. Jeesus ei olnud turist. Mina teen seda sageli, käin tööl, käin sellistes kohtades tööl, kus ma käin ära, esindan meie organisatsiooni ja tulen tagasi. Mõned need käimised on jätnud musse väga sügavad jäljed. Ja just sellepärast, et ma tunnen, et ma ei ole saanud kohal olla. Viimati sellel suvel käisin Aafrikas ja käisin vaatama ka neid projekte, mida me Kanada baptisti missiooniga toetame ja kus me osaleme. Ja seal on väga selliseid seest õõnsaks tegevaid pilte lastest, kes elavad muldonnis ja on puudega ja kellel ei ole mingisugust toetust ja keda ka püütakse varjata sellepärast, et kui lapsel on puue, siis tähendab, et see laps on neetud. Ja siis vanemad püüavad seda last mitte välja näidata ja välja tuua, sest see heidab varju ka nendele. Ja sellised olukorrad, kui sa käid ja püüad kohal olla ja sul on ainult need sõnad, millega saad lohutada, siis sa tunned, et ma nüüd lähen ja võtan selle mantli sellast, riputan varla ja olen jälle oma kodus. Ma tunnen, et sellest kohalolust on puudu selleks, et midagi muuta. Me inimestena kogeme seda sageli. Jumal sündis inimeseks, et olla, nagu noored ütleks, täiega kohal ja osa inimkonna loost. Osaleda sinu ja minu elus, kui me seda lubame. Nii et arm ja tõde muudaksid kõigepealt meid ja siis saaksid meie eludes nähtavaks ja kogetavaks ja kohal olevaks teiste inimeste jaoks. Kas te olete mõelnud, kui haavatavasse olukorda Jumal ennast sellega pani? Kas ta võis olla kindel, et Maarja saab psühholoogiliselt nii ootamatu ja kujuteldamatu olukorraga hakkama ja ei jäta last maha? Ta oli ju kõigest teismeline. Paljud Jumala valitud kuningadki olid rajalt maha libisenud ja läinud oma teed. Kuidas siis saaks noorukest naist usaldada? Või Joosepit? Kas tal ikka on piisavalt tahtmist Maarja oma kaitse alla võtta ja see laps koos üles kasvatada? Kas nad suudavad üle olla nendest külaklatsi juttudest ja pahatahtlikest pilkudest? Sest Maarja ju jäi last ootama enne, kui nad olid kihlatud, enne kui nad olid abielus. Kas ta võis kindel olla, et Maarja ja Joosep ei pea tema läkitatud ingleidki ainult illusiooniks? Ma ei tea, aga ma arvan, et Jumal on läbi aegade andnud kõikidele inimestele valikuvabaduse. Nii palju kui võimalik nende ajas ja kontekstis. Ja nõnda ka Maarjale ja Joosepile, andes iseennast nende kätte ja tehes end sellega väga haavatavaks. Inimloomust arvestades oleks võinud juhtuda igasuguseid asju. Aga just see on üks jumaliku tarkuse tunnus, et tõde ei hüüta alla kõrgest ja kaunilt nikerdatud elevandiluu tornist, vaid elatakse välja konkreetsetes olukordades, konkreetsete inimeste jaoks ja nende keskel. Ja see teeb haavatavaks.
Sest need inimesed saavad sinu inimesteks, need olukorrad saavad sinu olukordadeks, need kannatused saavad sinu kannatusteks ja nende rõõmud saavad sinu rõõmus. Ja vahel löövad nad sulle haavu, mis on rasked paranema. Jeesus koges seda kõike ja rohkemgi veel, nagu me teame. See on meile kui kristlastele suur väljakutse, et meie sõnad ei jääks selliseks kaugelt ja kõrgelt kuulutatud tõeks, mis kõlab küll kenasti ja millest me võime mõelda kui oma väärtusruumist, aga milles ei ole muutvat väge. Sest need sõnad ei saa lihaks, need ei konverteeru tegudeks, need ei astu lähedale. Aga sõna, mis ei saa lihaks, jääb lihtsalt jõuetuks. Ja tarkus, mis ei osale teiste eludes, jääb lihtsalt targutuseks. Jeesus sündis, elas, teenis, õpetas, parandas haigeid, toitis näljaseid, võttis neid vastu, kes olid ühiskonnast välja tõugatud, tähistas koos nendega, kes teda vastu võtsid. Ta osales inimeste eludes ja see muutis neid. Ta oli Jumala armu ja tõe kehastus. Ja ta tahab osaleda ka sinu ja minu elus niimoodi, et muuta meid päriselt, täiega. Sest sõna lihaks saamise lugu ei lõpe ju Kristuse sünni, elu, surma ja ülestõusmisega. Uus Testament räägib sellest, et pärast Kristuse ülestõusmist on tema kogudus see, mille kaudu sõna saab ikka ja jälle lihaks ja toob esile armu ja tõde. Kogudus on otse kui kehaks Jumala tarkusele, armule ja tõele, armastusele ja andestusele. Ilma selle kehata jääb jutt Jumalast kaasa ja inimestele lihtsalt abstraktseks mõisteks, mis kohe kuidagi ei sobitu nende maailmapilti. Paulus räägib sellest, et kogudus on Kristuse ihu, aga ta ei kasuta seda antiikset võrdpilti ihust ainult selleks, et kirjeldada, kuidas kogudus kui inimeste ühendus võiks hästi funktsioneerida, kus kõik liikmed mängivad teatud kindlat rolli, käsi teeb midagi, mis käele kohane, jalg astub seal, kus vaja, silm valgustab ülejäänud liikmeid ja nii edasi. Seda kindlasti ka, aga mitte ainult. Ta samastab selle inimeste rühma, kes on meelt parandanud ja kuuluvad Kristuse kogudusse, konkreetse risti löödud ja üles tõusnud Kristuse ihuga. Kogudus on Kristuse ihu ja tema liikmetena osaleme tema surmas ja ülestõusmises. Sellepärast ei ole pilt ihu liikmeteks olemisest ainult kirjeldus sellest, et meil kõigil tuleb mingil moel panustada koguduse ellu. Seda loomulikult ka. Aga see pilt meie jaoks saab täielikuks siis, kui me mõistame, et koguduse liikmetena me teeme Kristuse ihu nähtavaks ja kogetavaks siin maa peal. Et need, kes tahavad leida oma elus selle tähenduse ja tähenduslikkuse, mis teevad õnnelikuks, saada kätte selle ma tahan ka, tunnevad selle ära ja saavad selle kätte. Koguduse kaudu, meie kaudu saab Kristus maa peal avalikuks, tuntavaks ja kogetavaks. Sõna saab taas lihaks, täis armu ja tõde. Olgu see meid juhtimas meie jõuluajal. Aamen.